Täna vaatame siis ketassaage, sukeldussaage, uputussaagi, et kuidas keegi seda nimetab, et heal lapsel mitu nime, nagu ütleb vana Tõstamaa vanasõna. Stokkeri valikus on neid erineva suurusega, erineva lõikesügavusega ja erinevad brändid on olemas. Vestool, mis sobib nüüd siis väga hästi professionaalsele kasutajale, Metavo samuti professionaalseks kasutamiseks väiksemates töökodades. On Devaldi saag ja on ka siis sepak, mida ma soovitaks siis tegelikult kasutada üleüldse kodustes tingimustes või siis mingis hästi pisikeses töökojas. Minu lemmikuks on välja kujunenud muidugi akutööriist, just tänu sellele, et ta on hea mobiilne, ei ole kuskil taga mingisuguseid juhtmeid, mille taha komistada. Sellel sael on nagu väga palju võimalusi, mis taga teha, et alustame siin pikki ja risti lõigetest. Vaja paigaldada kodus kraanikaussi, on võimalik sukelduda taga töötasapinna sisse, lõigata välja kraanikausi auk. Seina äärest hästi seina äärde minna, siin sobib sepakisaag, mille seina äärde lõige on kuni 16 mm. Metapol Vestoolil on ta siin rohkem. Samuti saab teha taga erinevaid tappe, kui on vaja ka teha mingisugust raami või asja, mis on vaja kokku panna 45-kraadise nurga all, on sellel sael see võimalus täiesti olemas. Skaala pealt on näha kraadid, skaala näitab täpselt kusjuures. Kõigepealt tuleks selgeks teha, kas sa tahad akutööriista või tahad sa elektrilist tööriista. Akuga on muidugi see viga, et ühel hetkel võivad nad tühjaks saada, kuigi tänapäeva Metavo liitium HD akud väga head, väga hea vastupidavusega. Neid on saadaval erineva mahutavusega. Teine asi on siis juhtmega, mis on tavaliselt klassikalised, vooluvõrgus töötavad. Kui suurt saagi nüüd võtta, et just selles mõttes lõikesügavuse poolest, et mida on vaja nagu kõige rohkem saagida. Et ei ole mõtet minna poodi ja valida omale saag, et võtan kõige suurema lõikesügavusega, et see ongi kõige parem, et siis ma saan kõik asjad tehtud. Päris nii ta ei ole, sest et mida suurem on saag, seda raskem ta on. Kõigil saagidel saab kasutada juhtsiini, mis teeb siis nii-öelda materjali piki lõikamise hästi mugavaks. Saega ohutuks töötamiseks kasuta alati isikukaitsevahendeid, kõrvaklappe, kui on kodus, kaitseprillid kindlasti, puruimejat, kui ei ole just puruimejat tööstuslikku või mingit suuremat, siis võib kasutada täiesti tavalist kodus olevat tolmuimejat, mis ajab ka väga edukalt asja ära. Jälgi alati, et saeketas oleks terav, siis on ka lõige puhas ja endal ohutum lõigata. Kui sul on materjal, mida lõigata, aga sa ei tea, millega seda teha, siis pöördu Stokkeri keskusesse. Meie müügimehed kindlasti aitavad sind ja leiavad sulle parima lahenduse selle imepärase sae puhul.